no tšau! Uus vlog. Kuidas meil läheb? Päike paistab, ilm on ilus. Tea isegi palju sooja on. Aga väga mõnus on. Mul on reede. Reede on mu lemmikpäev. Sest siis on terve nädalavahetusena ees alles. Ja pühapäev on mu see on see rahvusvaheline kõigi emade kõige parem puhkepäev, kus tuleb kõik riided valmis panna ja kõik asjad valmis saada järgmiseks nädalaks. Nii et pühapäev nagu ei ole puhkepäev, aga reede sellelt maalt, kui seal seda oma asjad tehtud. See on mu lemmik. Tegelikult juba hommikul peaaegu tavaliselt. Aga meil oli täna õpetajate päeva lõunasöök kolleegidega. Ka armas. Tore on nagu töötada sellises kohas, kus selles mõttes seda aru, et töötajaid ikka nagu hinnatakse ka ja niimoodi. See on nagu nii tore. Mul on üldiselt niikuinii vedanud tegelikult kõigi töökohtadega, mis mul on, ma praegu jäin mõtlema. Mul ei ole kuskil sükast tunnet, et mind ei hinnata. Aga mul oli tegelikult väga nagu pingeline nädal selles osas, et mul oli palju tööd ja lisaks mul oli täna hommikul enne seda õpetajate päeva lõunasööki oli selline koolitus, suure asutuse koolitus kõigile nagu põhimõtteliselt suunatud osakonna juhtidele. Ja see on natuke hirmus alati, kuigi ma tean, millest ma räägin. Ja siis kõik teised on nagu, mida sa muretsed, saad hakkama ju, see on ju täpselt see, mida sa teed ja see, mida sa hästi teed ja aga siis ise oled ikka see enda kõige suurem kriitik on ju. Vesi on ka sealt veel. Mitte, et ma ise niisugust fancy't pudeli vett ostaks endale. Aga seal oli mul esinemise kõrval antud. Ja siis sain väikse kinkekoti, meepurgi ja kruusi. Väga armas. Väga ilus kruus. Issand, kui ilus helesiline. See on just siuke talvine ja kena. Saangi täna õhtul äkki juua sealt midagi. Ja siis jah, käisime rannas, oli meil see lõunasöök ja siis käisime pärast Voovaga. Veel jalutasime veits promenaadil, sest nii ilus ilm on. Tegelikult nagu ilma mõttes tahaks nagu minna ja teha kuhugi midagi, aga ma lihtsalt olen nii väsinud sellepärast, et ma muretsesin ja teadsin umbes 6 aega ette, et mul see suur koolitus tuleb. Ja ma muretsesin sellepärast niimoodi, et mul on praegu selline pingelangus, et see on täiesti kirjeldamatu. Aga tulin korras Selverist läbi sellepärast, et mul on väiksemal tüdrukul on kuidagi kõrvarõngastega kogu aeg mingi jama. Need, mis tagant kinnitatavad on, need jäävad, tal on nagu nii paksud juuksed ja nii palju juuksed, ta kogu aeg tõmbab need välja endal kõrvast. Ja need kaovad ära. Ja siis ma ostsin talle need läbi kõrva sellised nagu niisugused ketikesed, et kivi oli siin ja tagant siis kett ripub. Ja nendega oli jumal normaalne, kuni need otsad, seal on sellised metallteravad otsad, millega sa läbi kõrvaaugu need paned, need murdusid ära lihtsalt küljest, nii et tal olid ainult ketid, mis tähendas seda, et neid oli nii kauaks täpselt, kuni nad tal kõrvas on, nii kui tal ära tuleb, siis on tagasi ei saa. Ja nüüd oligi see, üks tuli ära siin paar päeva tagasi. Ja nüüd ma mõtlengi, et mis kõrvarõngaid ma talle siis nüüd katsetan, ühesõnaga võtsin ühe tõbedast. Siin Selveris on hästi tore, Mai Selveri ja seal on kullapood ja hästi nagu siuke äge müüja, hästi seletab ja hästi hoolitsev ja selline. Et arvasime, jõudsime temaga kokkuleppele, et ma katsetan seda. Sellised väiksed. Ma ei saa aru nüüd, kas te näete mine. Sellised väiksed kõrvarõngad kivikestega ja need käivad nagu niimoodi kinni, et vajutad siit ja siis käib siuke klõps. Et ühesõnaga katsetame siis neid, vaatame, mis äkki jäävad kõrva.
aga kuivõrd, pole ka seda vaata, et mingi tähtpäev oleks, et saaks millekski kinkida. Sest et jõuludeni ma ei julgenud oodata, tul kasvab äkki see auk kinni selle ajaga uuesti. Midagi muud nagu vahepeal ei ole. Et siis, ma ei tea, saab niisama need kõrvarõngad, tuleb hakata kõikideks tähtpäevadeks kõrvarõngaid kinkima, siis on olemas. Juhuks, kui jälle nendega midagi juhtub. Aga siis ma ei saanud nagu teisele lapsele. Poiss läheb, ma tean, mul täna ämmaga lõunale sushit sööma, nii et tema on juba selles mõttes ka preemia või erilise reede sellise mikese meelehea saab. Aga siis teisele tüdrukule ostsin siis lihtsalt ühe selle lõhnasprei Selverist. Ma tean, et talle meeldivad need lõhnaspreid ja Liquid Love, sest ma armastan ta nii väga. Ühesõnaga selline. Ja siis, kuna meil on peres see, ma olen vist rääkinud ka või ma ei tea, kas ma olen või ei ole, aga nädalavahetustel saab magusaid krõbineid. Siis võtsin ühe karbineid ka, sest üldiselt on see, et nädala sees nad võivad neid tavalisi kollaseid maisihelbeid süüa ilma suhkrute asjadeta, kui nad tahavad, aga magusad krõbinad on nädalavahetuse preemia, mida oodata. Võt. Ja nüüd ma istun siin oma pingelanguse asjadega, käisin ostsin ka tegelikult Nervostrongi uue karbi, sest mul oli suhteliselt otsas. Ma vahepeal ei võtnud mitu nädalat ja üleüldse ma olen hakanud mõtlema, et mul on kuidagi selle Nervostrongiga rohkem niimoodi, et mul tekib ärevus siis, kui mul on vähe teha. Või nagu vähe teha mul ei ole kunagi, see on nagu valesti sõnastatud. Aga kui mul ei ole tööd, kui mul ei ole palju tööd. Kui mul on palju tööd, siis mul on hästi palju teha, mul pole aega nagu närveerida. Aga ma ei tea, kas te olete vist näinud mul seda oma tehtud mantlit. Praegu täpselt head ilmad käimiseks. Aga jah, et just sellised vabad päevad, ma ei saa nagu puhata. Rahulikult, kui võiks puhata, nagu täna reede õhtu on ju. Ega mul eriti midagi teha pole, seepärast, et Rando on Tallinnas komandeeringus jätkuvalt. Ja olen lastega kodus, kuhugi minna ei taha ega jaksa. Et ma arvan, et ma lihtsalt olen kodus ja üldse tegelikult Molli pärast ka. Molli on ju mis ta nüüd on, siis 12 või sellist, aga tal on tervis nagu hakkab täiesti ära minema käest, et tal on see healoomuline kasvaja, suur nagu kasvaja külje peal väljaspool. See läheb iga aastaga suuremaks. See on pealt katki nüüd läinud, pluss ta ei söönud eile midagi. Ja oksendas öösel, nii et ma pean temaga ka tegelema ja vaatama, et ma lähengi koju, vaatan, kas ta nüüd täna sööb, et kuidas tal täna on enesetunne, et kui on kehvem, siis tuleb ka arsti juurde minna, aga vaatame, äkki hakkab sööma uuesti, et see üks päev nagu vett nagu jõi ja tal on see asi ka, et ta ei kuule enam praktiliselt midagi. Ja ta ka näeb väga kehvasti, et tal silmadele hakkab see nagu vaata kile tulema peale. Et aga ta ongi, on vana koer, vaata, mu vana proua pensionär, et ega sinna ei olegi midagi teha, et tuleb lihtsalt vaadata ja teha nii, et tal oleks lihtsalt hea ja mugav olla vana proua, et praegu ma arvan, ma lasengi ta õue, praegu on soe päike, ma tean, talle meeldib minna päikeselaiku istuma. Saab nautida ja soojendada oma vanu konte, aga natukene nagu teeb murelikuks. Ma ei teagi, mille pärast mul see praegu nagu meelde tuli. Aga ühesõnaga jah, et kodus tahan olla täna. Heegeldada, olla. Ja ma tean juba, et mul hakkab nagu see, et Ketramet peaks midagi asjalikku tegema, peaks hästi produktiivne olema, nii et siis ma arvan, et ma võtan äkki kohe selle Nervostrongi sisse. Siis on rahu majas, nagu öeldakse.
Aga põhiline on see, et see hommikune koolitus, mida ma jõudselt kartsin, läks kui te minu käest küsiksite, läks täitsa hästi. Ma jäin täitsa rahule ja ma ei jää alati rahule. Aga tagasiside, ütleme, koolituse tellijate poolt otse, need inimesed, kes minuga tegelesid, oli hea. Inimesed plaksutasid lõpuks. Et kui nad seal tagasisidestama hakkavad nagu seda, see on kuidagi, ikka ju, ma arvan, räägitakse või midagi, eks neis, kuidas need meeleolud seal olema hakkavad. Aga kui ma jätkuvalt ei suuda siin nagu normaalset seda kaamera nurka, et see on igastahes parem, on ju. Ma olen enam-vähem keskel ja teine suurelt rooli. Siis ma arvan, et see on jah nagu parem variant. Lehvitame töökohale, paar päeva me ei kohtu. Aga jah, kuna mul on nagu kiire on nüüd see pingeline aeg, siis ma jäingi praegu mõtlema, et nüüd kui see pingelangus ja mõnus soe päike ja siuke hea on olla, et siis kõht on täis ja et siis mõtlesin, ma võtan ja räägin teiega natuke, sest et ma ei mäleta mitu päeva tagasi ma viimati rääkisin X-i oma telefoniga, eks ole. Aga jah, et ega mul tegelikult ei olegi midagi muud rääkida ja näitasin näo ära ja vaatame. Pole õrna aimugi, mis siin nüüd toimuma hakkab. Millal me järgmine kord kohtume või millest me räägime, aga igal juhul loodan, et sul on kõik hästi ja näeme jälle siis, kui näeme. No tšau. Päevi ja päevi on möödas sellest eelmisest klipist. Vahepeal läks jälle kiireks. Praegu ma olen kodus just, mul oli, tegin tööd hommikul kodukontoril. Vahepeal, mis siin vahepeal toimunud on? Ei mäletagi. Käisime kolleegiga Tartus koolitusel, erialasel koolitusel. Väga lahe oli selles mõttes, et sain palju uusi ideid ja mõtteid, et vaheaeg on tulemas varsti, siis pärast vaheaega tahaks kohe alustada nende uute teemadega koolis. Ja siis Tartus oli koolitus, pärast koduteel sõitsime Viljandist läbi ja siis tegime peatuse ja käisime Lossi mägedes jalutama ja see oli täiesti nagu ideaalne sügisilm oli lihtsalt. See oli lihtsalt nii mõnus ja nii ilus oli kõik ja seal Lossi mägedes, kusjuures mul on siukest tunne, et ma ei ole seal isegi varem käinud võib-olla kunagi, kuigi see on nagu veider, sest ma käisin aastaid seal Viljandi folgil, aga ma käisin hästi noorena, siis kui oli veel see tasuta toidutänav ja siis see tead küll. Meil käis ühesõnaga seal toidutänava ümber rohkem ja võib-olla kontserdid ei olnudki nii primaarsed. Aga ma ei tea, ikkagi tundub veider, tundub nagu ma oleks pidanud seal käima. Mulle Viljandi hullult meeldib nagu Haapsalugi. Ma ütlen, ma tahaks, et mul oleks seal nii Viljandis kui Haapsalus koht, kuhu ma saaks siis, kui viskab koppa, et lihtsalt sõita ja olla rahulikult. Aga jah, ja siis olidki siin tööpäevad. Ja praegu on lihtsalt selline asi, et meil on töö juures maja remondis osaliselt ja selle tõttu minul on osad loengud veebis. Ja ma tegelikult hullult kartsin seda, sest mul on nagu sellised ained, nagu kommunikatsiooniained, et seal on tegelikult nagu tahaks hullult, et saaks suhelda ja niimoodi. Aga ja veebis, ma ütlen, head koroona-ajad tulid meelde, kui neid veebiloenguid pidi tegema, et need on vaja hoopis teistmoodi üles ehitada kui tavalised loengud ja natukene lööb mul selle tossu nüüd siin viga on. Mis on viga? Oi, kui pahane nägu.
ta magas siin mul jala juures ja ma arvan, et ma häirisin teda. Suutsin ta veel ära vist ka määrida tagatipuks. Aga see selleks, aga ühesõnaga ma tahtsingi öelda, et mul oli siis terve hommikupoolik oli loeng veebis arvutis ja siis ma muretsin nagu ette selle pärast päris palju, aga lõppkokkuvõttes läks aeg nii ruttu, tegelikult nagu mõnikord mul on siuke tunne, ma mäletan Peritiga vanasti, kui kontoris olime ja aeg läks vahepeal nii ruttu, et vahepeal reedel oli tunne, et nagu mingi päev on vahelt ära võetud või mingi aeg on vahelt ära võetud, siis mul täna seal veebiloengus oli täpselt siuke tunne, aeg läks lihtsalt nii kiiresti, 4 tundi on see loeng, 4 akadeemilist tundi on ja siis paus, et öelda, et oli see, et issand jumal, 20 minutit lõpuni ja täitsa naljakas oli, et homme on samamoodi veebiloeng siis selle nagu teise grupiga, teise eriala omadega, et vaatab siis, kuidas nendega läheb, et just muidugi tore on, kui on siuksed loengud, kus läheb aeg ruttu, et kui siuke venib on, siis ma kardan, et venib ka osalejate jaoks, et siis nagu ma ei tea. Aga jah, tegelikult mul tuli meelde, et mul on see, tahtsin ühe video teha sellest sügise nendest kaunistustest. Me käisime ostmas mingeid ja siis nagu tahtsin näidata, mis ma ostsin ja siis näidata, mis mul juba olemas ka on ja nii, aga ega mul mingit erilist sügiskaunistamist ei tule selles mõttes siin, et ongi tavaliselt siuke, panen oma selle kõrvitsa, keraamilise kõrvitsa sisse küünlaõue ja siis ma ei teagi, et jah, küünlad ja nipet-näpet siin, et peakski tegelikult need ära näitama teile selles mõttes, et muidu on sügis käes ja peame hakkama jõulukaunistust rääkima, eriti kui mul jõulukaunistus, advendikalender ju koridoris seisab ja ootab ja õrritab mind iga kord, kui ma mööda käin. Aga ma vaatan selles mõttes, kuidas ma seda leian seda aega filmimiseks ja monteerimiseks, et praegu täna ma tegelikult tulingi sellepärast rääkima teiega juttu, et sõnum tuli just, et ilukarp tuleb ära, et täna, nüüd mingi tunni aja pärast või isegi vähem. Kuu alguses oli see, et raha ei läinud maha, ma juba mõtlesin, et äkki mul on läbi saanud ikkagi need lepingud, ei teinud isegi kurvaks, et mulle meeldib küll, ta käib, aga ütleme niimoodi, et kui mu kunagi oleks väga kurb olnud, kui see enam ei saaks, siis praegult on niimoodi, et see on selline tore kingitus endale. Aga ma nutma ei hakkaks, kui ma enam ei saaks seda karpi, aga vaatame. Oleneb nagu nii palju tujust ka ja vajadustest ja asjadest, et kui varem oli niimoodi, et ma tahtsin nagu hästi mingeid põnevaid asju saada, siis nüüd on see, et tahaks saada mingeid siukseid asju, mida vaja on. Aga ei tea, kuidas läheb, et lõpuks oligi niimoodi, et nad saatsid veel ühe kirja, et vabandasid nagu, et pole välja saatnud mingi ikaldus see kuu selle karbiga ilmselt. Aga jah, et ma mõtlesingi, et võib-olla teekski siis niimoodi, et ma jätan selle ilukarbi avamise siia lõppu, kuivõrd ma tean, et see nagu kõik ei huvita, aga samas jälle mõndasid, keda huvitab väga. Nii et jah, et nüüd ma arvangi, et ma natukene joon kohvi ja puhkan siin ja chillin või ei tea, või lähen selle vlogi algust monteerima, vaatab, kuidas nagu siin motivatsiooniga on, et aga siis näeme siis, kui see ilukarp kohale tuleb ja vaatame, mis seal see kuu on sees. Näed sau, söön mina rahulikult oma pannkooke kirsimoosiga. Kui tuli koller. Suht raske karp on seekord. Kohvitassi kõiki. Aga vaatame siis.
siia lõppu ära. Ma seekord, kusjuures esimest korda tegin selle karbi õigesti lahti. Ja jätkuvalt. Väga veider süsteem. Ma ei tea, miks asju nii keeruliseks saataks, aga mul kohe jääb siit näppu esimene asi. Mis teeb selgeks selle, miks see karp nii raske on. See on palsam. Juuksepalsam. Vaatan korra katsun lihtsalt, kas šampoon on ka. Ei ole, ainult palsam. Mõnikord on šampoon ja palsam koos. Sellega on siuke asi. Mina ise juuksepalsamit väga ei kasuta, sellepärast, et mul on nii vähe juukseid. Ta teeb nagu raskeks juuksed. Mul läheb väga üliminimaalselt kui üldse. Aga tüdrukutel on mega nagu pikad ja paksud juuksed mul. Ja ma teen neile nagu juuksemaski nende palsamitega vahel. See meil kindlasti kulub ära. Ja no ikka hea korralik suur pudel 250 ml. Ma vaatan kusjuures YouTube'ist, kuidas inimesed advendikalendreid avavad. Elan välja ennast, ma ise ei saa veel avada enda oma. Nii. Wonder Sponge, kus juures. Ma seekord ei rääkinud nüüd enne, mis asju mul vaja on. Aga tegelikult just, see on nii kõvasti kinni teibitud igatpidi. Te olete toetatud mu moosipurgi peale praegu. Muuseas. Seepärast, et ma viitsinud isegi minna ametlikult laua taha istuma. Mõtlesin, et teeme siukse vabas vormis täna. Aga see on nii kinni pandud. Ma ei tea, mis nad kardavad, et selle juhtuda võib. Aga point on jah selles, et mul oli just vaja. Mul oli just vaja uut seda, sellepärast, et ma räägin, Lauren siin pesi väga hoolikalt, ühed mul puhtaks, nii et need olid täiesti ribadeks. Ja teised, mis ei ole, on väga nagu määrdunud juba ja väga pikalt kasutuses olnud. Mul käib nagu see hoogudena vahel, ma panen jumestuskreemi pintsliga vahel, kätega vahel selle svammiga. Praegu mul on see svammi vaimustuse periood ja et väga hea meel. Nii. See on kooriv kehapesuvahend. Ehk dušigeelina ka tuntud, aga kooriv. Ja nagu happe, puuviljahappega ja asjaga kooriv, mitte nagu siis suhkru või millegi siuksega. Väga hea. Meil on tegelikult 2 asja, on vedelseebid ja dušikeelid on otsakorral, nii et selles mõttes see on ka, seda mul lastele ei julge vist lasta kasutada, kuigi ta peaks hea olema vist, kui need väiksed nupsukesed on siin taga, punased, see, ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Mul on ja lastel on ka, et tegelikult see kooriv peaks hea olema, aga neil on veel see ühel see topin dermatiit ja ma vist ei julge tal kasutada. Noh, täpselt jälle mida vaja. Juuksehari, Wet Selveris üleeile käisin. Vaatasin, mõtlesin, et ostaks ühe juurde, seepärast, et me kasutame neid kõik. Ja need on ülihead juukseharjad. Ja osad on meil niimoodi, et on need loomulikud nagu harjased sees ja need nupsudega peal. Igal juhul need veti omad võtavad pusad, tüdrukutel mul üli hästi lahju. Võtavad pusad tüdrukutel väga hästi lahti ja praegu tundubki, et nii nagu ma enne jõudsin öelda, et tahaks asju, mida on vaja, mitte mis on põnevad, siis tundub, et nüüd ongi kõik asjad, mida on vaja. Nii. Siit. Kangasmask. Indoneesiast. Toitev. Tundub olevat mingi kookose. Pannakse siis niimoodi näo peale. Ma ütlen ausalt, ega mul need kangasmaskid nagu lemmikud ei ole. Ma kuidagi, ma ei tea, jällegi see on ka see sensoorne küsimus, et mul lihtsalt ei naudi väga, kui nad mul on naha peal. Ja 1, 2, 3, 4, 5 asja, nii et üks asi peaks veel olema. Ja Anastasia Beverly Hillsilt kulmu mingisugune. Ja tumepruun, kus juures, no poleks saanud parem olla.
tellimuse peale. Oleks veel olnud, ma ei tea, oleneb kui nüüd pruun see pruun on. Aga mul just hakkab otsa saama ja mul tegelikult just on, see on pliiats. Okei, no pliiats mul ei hakka just. Ma arvasin, et see on see hari. Dušš, kulmudušš. Aga see on see kulmupliiats. Ja üliväike mingisugune, ma ei tea, 0,04 grammi. Vaatame pulli pärast, palju teda on siin. Pärast on nii, et keeran välja, siis enam ei saa. See oleks eriti nõme. Või kui ta ära murduks, see oleks ka päris nõme. Teda ikka on. Nii palju. No. Natuke on. Need mikropliiatsid, ma ütlen, ma ei oska neid väga hästi kasutada. Värv tundub iseenesest hea. Kasutan neid Wet n Wildi omasid muidu onja. Aga selle ma usun, et ma kindlasti kasutan ära, seepärast, et ma tahan proovida, äkki ma natuke oskan juba seda kasutada paremini pärast aastaid kulmude värvimist. Ehk et jaa, super. Enne ütlesingi ära, et ei tahagi midagi põnevat, tahangi asju, mida vaja on. Täpselt nii läkski. Sain kõik asjad, mida vaja on. Ma ei ole vaadanud, mis seekord siis on. Ja neil on see, et iga kord see väärtus peaks olema üle 50. No ela. Asjade väärtus. Tundub, et ta võib küll niimoodi olla. Selles mõttes. Et ma võin järgi vaadata. Ja see kõrvale peal mingisugune asjade väärtus siis nagu olema peaks. Aga ülivajalik asjade karp. Kangasmask läheb kellelegi jõulupakki, jõulusokki. Ja nii me siin ära kasutame neid asju. Ja nii ongi. Ei oskagi midagi. Ma tahaks lihtsalt pannkooki ja tassi. Aga jaa, ma selle vlogi siin tõmban kokku ja aitäh, et sa jälle olid minuga ja ma loodan, et sul kõik hästi ja näeme juba jälle mõne päeva pärast. Tšau! Not attachment, mingi attachment. Okay. Ma loodan, et kui nad seal kuidagi... Kuidas selle väikse palgaga on? Aga... Meil oli mingisugune ikaldus see aasta, see kuu. Nii et selles mõttes see meil kindlasti kasub. Siis on üks shit mask.